naine, kelle nimi on Triinu Jaaksoo. Ta on ärevushäire ja depressiooni nõustaja, energeetiline terapeut. Samuti on tema sisemaailma ja mõttemustrite muutmine hingekutsumus. Triinu töötab inimestega üks ühele ja kasutab väga erinevaid meetode. Teeme Triinu Jaaksoole ühe suure aplausi ja ootame sind lavale. Armas naine, kas sul on ka selline tunne, et sa teed kõik õigesti? Aga ikka on sul tunne, et keegi ei taha sind, keegi ei vali sind, keegi ei armasta sind niisama, keegi ei väärtusta sind. Sa tegutsed, sa toimetad, sa annad endast kõik, sa annad endast rohkemgi veel. Ometi tunned, ma ei ole piisav sellisena, nagu mina olen. Mina elasin nendes tunnetes. Nii kaua, kui mu keha hakkas karjuma, aitab, ma ei jaksa enam. Ja tead, kuidas see välja nägi? Mul oli elujõudu ainult päevas 3 tundi. 3 tundi, et elada. Ja ma ei saanud aru, mis ma valesti teen. Ma olin nii tubli. Ma kogu aeg toimetasin. Mul ei olnud hetkegi aega, et niisama olla. Ma ei mäleta kunagi, et mul oleks olnud aega raamatuid lugeda. Ma mäletan kogu aeg seda ema juttu, et hauas puhatakse, maa peal tuleb tööd teha. Vara üles, hilja voodi, nõnda rikkusmajja toodi. Kas keegi on veel samas olukorras olnud? Või ma olen üksi siin? Minu keha hakkas karjuma alles 33-aastasena. Mitte haigusena, vaid ärevusena. Mul olid rütmihäired. Iga pingutus tekitas sellise ärevuse. Ma olin EMO-s, küll perearsti juures, küll närviarsti juures, küll südamearsti juures, küll kilpnäärmearsti juures. Iga kord nad ütlesid mulle, et no enam-vähem on proovid kõik korras, aga teate, te olete liiga tundlik. Teil on rahusteid vaja. Antidepressandid. Mina tundsin, aga mina ei taha neid. Ma tahan päriselt aru saada, mis mul viga on, miks ma värisen, rääkige, mis mul viga on. Meie ei tea, mis viga on. Võtke antidepressante. Ja siis ma sain aru, et tegelikult uppuja päästmine on uppuja enda asi. Mul tuleb ise need vastused leida. Ja mõtlesin, okei, ma ostan need antidepressandid siia kotti ära. Ostsin ära, panin kotti endale. Mõtlesin, kui hakkab hulluks minema, siis mul on mida võtta. Ja siis see juhtuski. Ma sõidan töölt koju, sõidan üle Pärnu maantee viadukti ja silla peal hakkab meeletu ärevus, paanika, käed värisevad. Ma karjun, keha, mis sa teed, ma olen liikluses. Ma hakkan otsima, mis mul viga on, miks mul kogu aeg on mingi ärevus, mis mul ometi viga on. Ja siis ma tulin mõttele, mul on kotis ju need imetabletid, ma võtan need kohe. Avasin paki, võtsin sealt 0,5 tabletti
pool tabletti, sõidan edasi ja 5 minuti pärast mõtlesin, et ma lihtsalt hüppan siit autost välja. Ja ma sain aru, et rohkem ma enam midagi sellist suhu ei pane. Mingil hetkel märkasin, et elu läheb edasi, aga mina nagu jooksen selle järel. Väliselt on kõik korras. Laenud on makstud, töö on tehtud, lapsed on toidetud, mees on toidetud. Aga minu keha hakkas järjest rohkem karjuma ja seestpoolt väsimusena, nutuhoogudena, vihahoogudena. Ja mul tekkis meeletu suur vastupanu töö osas. Mul oli oma töö, oma amet, aga see ei pannud mul silma särama. Iga hommiku, kui ma tööle läksin, hakkas mu keha juba streikima. Ärevus, pinge. Iga kord oli mul need sundmõtted, need vangis olevad mõtted. Ma ei saa endale mitte midagi lubada, ma ei saa endale mingit elumuutust lubada, mul on lapsed, mul on pangalaenud, ma ei saa mitte midagi lubada. Ja siis tuli see hommik. Sõidan autoga tööle. Sõidan ja äkki lööb meeletu valu rindu. Ma hakkasin karjuma, ma hakkan surema. Appi, kus mu telefon on? Mul on ruttu vaja helistada. Helistan kiirabisse. Ma ei saa hingata, tulge järgi mulle. Ma ei saa hingata, tulge appi mulle. Kiirabikarju ütles, et rahunege maha, kohe tuleme, pange auto tee äärde, kohe tuleme. Tegi kõik analüüsid. Kõik tegi korda, vaatas üle. Ja siis see arst vaatab mulle silma, mulle ütleb, ma küsisin, et kas mu südamel on midagi viga, mis tal on, kas mul on see ja see ja see ja see. Ja siis vaatab ta mulle, kiirabiarst mulle otsa, ütleb, teile südamel ei ole mitte midagi viga. Teil on aeg hakata oma emotsioone juhtima. Ja siis see ei olnud lihtsalt lause, see oli nagu äratuskell. Ja siis ma sain aru, et kui mina ei julge oma elus edasi liikuda, siis minu teele lihtsalt tulevad need olukorrad ja need inimesed, kes aitavad mul elus edasi liikuda. Mingil hetkel tundsin, et elu läheb edasi ja minu ellu tulid Luule Viilma raamatud. Ja täiesti uus vaade tekkis tervisele. Ma hakkasin homopaatiat õppima. Ma võõrutasin lapsed ära tablettidest. Ja minu käekotti tulid rahustite asemel Luule Viilma raamat. Iga kord, kui tekkis ärevus. Otsisin üles lehekülg 66 ja ütlesin oma hirmupilvele. Palun anna andeks, et ma su endasse võtsin. Palun anna andeks keha, et ma sinuga sellele halba tegin. Ma ei osanud teisiti. Palun anna andeks. Ja minust sai nagu tunnete detektiiv. Ma hakkasin väga hästi aru saama, et kui ma kardan, siis on mul ärevus kohal. Ja ma sain väga hästi aru, et kuidas meie tunnetest ja mõtetest sõltub meie heaolu. Ja siis ma sain, teate veel mida aru? Ma sain aru, et kui ma olen kogu aeg nendes ärevuses ja negatiivsetes tunnetes, siis mul tekib raskustunne. Siis mul tekib väsimus ja siis mul tekib elutahe kaob. Ja ma sain kõik sellest aru. Ja see tähendas seda, et ma sain aru sellest, et ma ei küsi oma kehalt, mis sul viga on, vaid ma küsin oma kehalt, aga mida sa mulle tahad näidata? Ja see muutis minu elu. Ma sain aru, et ärevus ei olegi vaenlane. Ärevus on minu sõber. Ärevus tuleb lihtsalt näitama, mis on sinu sees lahendamata.
Ja kui sinu keha ja närvisüsteem on kogu aeg kaitses, siis närvisüsteem ütleb, et midagi pole turvaline. Ma hoian sind elus, midagi pole turvaline, aga ma hoian sind elus. Aga keha ei tea, kas sa oled täiskasvanud või laps. Keha lihtsalt reageerib nendele olukordadele, mis on sinu sees, lahendamata. Armas naine, kui mina poleks hakanud tegelema keha sõnumitega, siis ma oleks hullumajas täna olnud, sest need vastused ei olnud tänases päevas. Ma olin see laps, kes tundis ennast üleliigsena. Ema ütles, sa tulid liiga vara, mul jäi elu elamata. Isa ütles, sa pole minu laps, ma ootasin poega. Ma sain suureks õeks aasta ja 4 kuuselt. Ma olen see laps, kes läks lasteaeda aasta ja 8 kuuselt. Esmaspäeval viidi, reedel toodi. Kas keegi on veel? Ma olen see laps, kes võttis kanda esivanemate elu raskuse ja uskumuse, et elu on kannatus, armastus on valu, töö on stress, raha on pinge ja puhkus pole lubatud. Kas keegi on veel siin selline? Aga teate, need olukorrad ja need laused ei lähe lapse ajust läbi loogikana. Need lähevad kehasse. Ja kui keha kuuleb, see pole päriselt oodatud, mis siis laps teeb? Ta kohaneb. Ta muutub tubliks tüdrukuks. Ta hakkab tegema täpselt nii, nagu kõik teised tahavad. Ta ei nuta, ta teeb kõike nii, nagu vaja, kõik. Aga depressioon ei ole nõrkus. Depressioon ei ole laiskus. See on keha läbipõlemine. Aastaid kestnud uskumuste tagajärjel, et mina pole piisav sellisena, nagu ma olen. Aastaid kestnud uskumuste tagajärjel, et mina pean tõestama oma väärtust läbi töö. Mina pean olema tubli laps. Mina pean pingutama. Mina pean vastutama kõikide tunnete eest. Ja mu keha ja närvisüsteem ütles ülesse, aitab, ma ei jaksa enam seda. Ja tead, mis siis juhtub, kui laps ülgab iseenda, siis keha ei unusta. Ja keha mäletab. Ja aastaid hiljem räägib ta lihtsalt läbi ärevusena. Ja need olukorrad võivad sinu ellu tulla täiesti ebasobivates kohtades ja aegadel. Ma olin ärevuse all kannatanud pea 8 aastat. Kui ma hakkasin vaikselt aru saama, et ma ei ole üldse elanud oma elu. Ma olen elanud tööle, rahale, mehele, lastele, asjadele ja iseenda olen täiesti unustanud. Ja ma tegin uued otsused. Ma olin siis 40-aastane. Ma tegin otsused, ma kolin sealt Tallinna kesklinnast ära Tallinna äärelinna metsa. Ma tegin otsuse, et ma hakkan iseenda tööandjaks ja ma hakkan elama omas tempos ja oma rütmi järgi. Ja ma tegin uue otsuse, et ma hakkan ennast armastama ja väärtustama. Ja ma tegin uue otsuse, et ma hakkan tegelema sügavuti enesearenguga. Ma hakkan armastama oma hinge. Täna ma olen siin, 53. Mul ei ole ärevust. Mul on väga palju elujõudu ja ma olen piisav täpselt sellisena, nagu ma olen. Armas naine, kui sina tunned täna ka kehas pinget, stressi, ärevus, siis tea, et sinuga ei ole mitte midagi valesti. See tähendab seda, et sinu kees on lugu, mis on veel kuulmata. Mis ma tahan, et sa täna kaasa võtaksid, on see, et sina vastutad oma tunnete eest. Sina vastutad oma mõtete eest. Sina vastutad oma eluenergia eest.
sina vastutad oma armastuse tassi täitmise eest ja sina saad oma elu muuta, mitte keegi teine. Mina olen Triinu ja olen täna see, kes siis aitab inimesi, kes on kinni jäänud keha ärevusse, kes ikka ja jälle kukuvad ärevuse haartesse ja ei oska ennast sealt aidata. Ja kui sa tead, et selleks, et kui sa ei hülga ennast, siis kõik ongi võimalik. Aitäh! Aitäh, Triinu!